Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Ja meil on täna külaliseks siis ettevõtja ja rahatarkuse entusiast Maarja Rimmel. Tere, Maarja! Tere kõigile! Nii tore, et sa täna meie saatesse tulid ja minu meelest on väga ideaalne ajastus, et meil on homme just Viljandimaal tulemas Mulgi rahatarkuse õhtu 3. sündmus siis juba järjestikku. Ja lisaks sellele, et sa oled rahatarkuse entusiast, sa oled ka üks Mulgi rahatarkuse toetajatest. Et suur-suur aitäh sulle! Ma olen sinna ise ka tulemas oma terve kontoritäie inimestega, nii et Vau, väga lahe. See on, ma ütleks, et ühe rahatarga ettevõtja tunnus, et mitte ainult ennast ei koolita, vaid töötajaid ka. jah, targad või nagu targad töötajad, kes käivad koolitustel, tegelikult toovad meeletut väärtust ettevõttele. Ja just, ma olen 100% nõus. Ja üks argument alati, miks töötajaid juurde harida ka rahatarkuse teemal, et tihtipeale arvatakse, et kui sa töötajat liiga palju harid, et siis ta hakkab väga palju palka küsima. Et ma arvan, et pigem niipidi ei pruugi olla, et ta tuleb kohe palka küsima, vaid võib-olla ta saabki hoopis mingeid ideid, kuidas paremini säästa ja kuidas paremini ka olemasoleva palgaga ära elada. Nii et see ei pruugi olla üldse negatiivse väärtusega. Kusjuures meil on olnud sellega meeletult positiivne kogemus, kus meie üks raamatupidaja tuli ideele, kuidas näiteks järgmine aasta palka tõsta kõikidel töötajatel, ilma et meil maksukoormus tõuseks. Et meil, näiteks meil on töölepingus netopalgad kirjas ja järgmisest aastast on ju tulumaksuvaba miinimum kõigile, ta käis idee välja, et kuule, aga jätame nii ja meil kõigil palk tõuseks üle 150 euro, mis oli meeletult hea idee, nii et haritud töötaja võib tuua sulle meeletu väärtuse, et meil kõik töötajad käivad, küsivad ise koolitustele, koos vaatame alati ja nad käivad ikka mingi 3-4 koolitusel aastas, nii et ja see on toonud meile pigem kasu kui kahju. Ja tihti on koolitused odavad ka, nad enamasti ei maksa mingeid miljoneid. Nii et see annab kokkuvõtteks rohkem raha tagasi, kui see, kui välja läheb. Ja tihtipeale on meeskonnakoolitused isegi soodsamad, et kui sa ostadki mitu piletit, siis see hind on palju odavam, kui osta üks nii-öelda pääse sinna kuskile konverentsile või kus iganes. Ja. Aga Maarja, sina oled, ma kusjuures, ma arvan, et sa mind ei mäleta, aga ma olen sind korra isegi kunagi näinud. Ma ei tea, kas see oli nüüd aasta või 2 tagasi, oli Tartus üks naisettevõtjatele suunatud üritus, kas ta oli mingi ettevõtluspäev või midagi sellist. Ja mina tookord, ma üldse ei tundnud sind, aga kui ma Instagramis nüüd hiljuti avastasin, siis ma vaatasin, vau, see on seesama Maarja, keda ma tookord vaatasin, et tõesti imetlusväärne naine, et sul ei ole mitte üks, vaid sul on 4 või 5 ettevõtet. Mul on hetkel peaks olema 4 ettevõtet Eestis, 1 ettevõte Soomes ja ühes ettevõttes olen juhatuse liige, aga omanik ise ei ole. Et ma arvan, ma tean, millest sa räägid, see oli see Triin Raudoja koolitus, Just, mis ja. pidi olema täitsa või ma ise mõtlesin ka, et sa oled tuttav kuskilt, aga ma olen läinud võib-olla ettevõtetega natuke seda teed, et ma hoian erinevaid erialasid lahus, et ma ei pane kõike ühte potti. Näiteks ka investeerin ma niimoodi, et mul on 2 ettevõtet, mille kaudu ma investeerin ja kumbki ei ole tegelikult minu põhiettevõtted. Ehk siis näiteks kinnisvara ma ostan ühte ettevõttesse, mis tegeleb tegelikult veebilahenduste pakkumisega ning üks teine ettevõte, mis pakub koolitusi, on see, kus ma investeerin võlakirjadesse ja siis mul on lisaks see raamatupidamise ettevõte, kus ma hoian tihtipeale võib-olla mingeid enda varasid ja siis on veel Soome ettevõte, kus me ei hoia mitte mingeid varasid ega laene ega mitte midagi. Nii et jagunenud on. Aga kaua sa oled üldse ettevõtja olnud nüüd? Tegelikult ma esimese ettevõtte, nagu ma ütlesin, avasin 2012. See ettevõte ei olnud minu nimel ja ta jäi siis laste isale tookord, sest ma mõtlesin, et ettevõtet on üsna lihtne avada. Aga ma tean, ma siis tegutsesin natuke ettevõtluse erialal, siis oli transporditeenuse pakkumine, siis tekkis suur paus vahele ja kuskil siin 2017 äkki siis alustasin uuesti sellise assistenditeenuse osutamisega ja siis mingi hetk, kui see assistenditeenus lihtsalt ühest firmast täiesti otsa sai, et too firma, kes pakkus mulle sellist töövõimalust, läks pankrotti, siis ma leidsin oma praeguse äripartneri
ja nüüd ma olen siis väga aktiivselt äkki aastast, mis see koroona hakkas, 2020 olen Mm väga aktiivselt, olengi täiesti täiskohaga ettevõtja olnud. -hmm. Väga äge. Aga millest sinu selline ettevõtlussoov üldse tekkis kunagi, et noh, tihtipeale on ikka, et kas soovitakse oma aega vabastada ja siis tuleb välja, et hakkad ettevõtjaks, siis sa pead veel rohkem tööd tegema. Et kust see sinu ind või soov tookord tuli? Sellega on naljakas lugu. Esiteks minu enda isa on olnud eluaeg ettevõtja, isegi vist mõne pankroti üle elanud. Ja kui ma päris väike olin, siis ma tahtsin olla tähtisdokumendi tädi, mis ma nüüd ka tänasel päevaseisul olen. Et see on meie kodus selline väike nali. Aga ma arvan, see on selline vabadus ja enda asjade üle otsustamine, sellepärast et minul oli igas töökohas meeletult keeruline ja ma sain päris mitmest töökohast vastuseks, et ma olen liiga ambitsioonikas, allumatu, et ma lahendan asju teistmoodi. Mul oli see koolis, mul oli see täiskasvanu eas, et ehk siis ma tegin asju, ma liikusin asjadega hoopis nagu risti vastupidises suunas võrreldes tavapäraste inimestega. Ja siis, kui sa käid kuskil tööl ja sa saad söögi peale ja söögi alla riielda, kuidas sinu lahendused ei sobi, siis sa mingi hetk paratamatult hakkad ettevõtjaks ja siis sa avastad, et tegelikult see, mis sa teed, sa oled selles väga edukas ja see, mis sa teed, on hoopis õige. Ja väga põnev. Sina oled nüüd investeerimisega tegelenud kuskil 9 kuud, Ja. nagu üks rasedus kulgeb kenasti. Tavaliselt investeerimine saab alguse ikkagi säästmisest, et kõigepealt tuleb see rahaline puhver leida, et millest siis üldse investeerima hakata või see meelerahufond koguda. Võib-olla sa oskad meie kuulajatele anda häid säästunippe just ettevõtja vaatest, et kuidas siis leida neid vahendeid, mida investeerima hakata? No mina hakkasin, ütleme ise investeerimas, tegelikult mina alustasin ka säästmisest, ehk siis ma võtsin ette oma ettevõtete kulud. Ma tegin tegelikult igas ettevõttes üsna kiiresti sellised eraldi pangakonto, kuhu ma hakkasin raha kõrvale panema, mis oligi mõeldud investeerimiseks. Ja mul on hetkeseisuga igas firmas see pangakonto olemas ka ja kus mina seda raha ei näpi, kui see just ei lähe investeerimiseks. Ja ma tegelikult vaatasin oma kulud üle ja hakkasin neid kokku koondama, ehk siis ma tegelikult kaotasin paljudest ettevõtetest väga palju kulusid ära. Praegu me oleme siin meie kontoris, meil on näiteks 30 ruutu või 40 siin, aga me olime ennem 72 ruuduses kontoris. Läksime odavama kontori peale. Näiteks ühes firmas tekkis selline keerulisem aeg, siis me koondasime 4 töötajat ja siis avastasime, et meil ei olegi nii palju töötajaid vaja. Et ma arvan, et kui ütleme ettevõtjana tahad raha säästa ja firmas ei jää raha järgi, siis number 1 asi, mis ma teeks, ma paneks ikkagi rahast 5–10% ikka kõrvale. Vahet poleks seda on või ei ole, aga ikkagi paneks ja vaataks üle oma kulud ja ka tööjõukulud, sest ma väga tihti kuulen, et me ei saaks ilma selle või selle töötajat hakkama. Ja siis tegelikult, kui hakatakse tööjõukulusid üle vaatama, ütleme, kui inimesel on mitu töötajat, siis tegelikult avastatakse, et ei olegi kõiki töötajaid vaja ja saab ka vähesemaga hakkama. Jaa, väga nõus sinuga ja see sinu mõte, et hakata säästma, et kas või see 5 või 10% on väga hea soovitus. Mina soovitan omalt poolt kindlasti kõigil lugeda ka Kasumi esimesena raamatut. Ma ütleks, et ettevõtjatele kohustuslik, kes tahavad säästma investeerima hakata. Selle raamatu on siis kirjutanud Mike Michaelovitš, ma ei tea, kuidas seda täpselt hääldatakse. Aga seal on siis ka nõuandeid ja soovitusi, et kuidas siis hakata kas või sellest 1% pihta, et 1% oma tuludest siis iga kuu kõrvale panna ja kuidas siis oma kulusid kokku hoidma hakata. Ma olen sedasama raamatut lugenud, see on see 6 purgi süsteem. Ja just. Et mina tegelikult päris palju asju kohendasin ka selle raamatu järgi. Ja, et mina ise ka mingi aeg, mingil hetkel oli see entusiasm suur, et investeerida, et võimalikult palju, siis jälle tuli periood peale, kus oli vaja ettevõtet edasi arendada. Ehk et nii-öelda investeering läks siis pigem sellesse, et suunata turundusse, suunata töötajate värbamisse ja siis jäi natukene nagu investeerimine soiku. Ja siis ma ka uuesti sellesama
siis ma ütlen siis sellesama raamatuse baasil siis otsustasin, et okei, et ma võtan uuesti kätte, et ma hakkan nagu regulaarselt siis panema nagu iga kuu kõrvale, et olenemata sellest, et tõesti ka isegi sel perioodil, kus mul on vaja ettevõttesse rohkem suunata, et tõesti, et pane kasvõi 1% sinna kõrvale. Et kui sinu kuutulud on, ma ei tea, oletame siin, ma ei tea, väikeettevõtjal, ma ei tea, 3000 € näiteks, et kui sa selle 3000 € sa saad hakkama, siis sa saad 2970 € ka hakkama. just. Ja just tahtsin seda ka öelda, et kui mina hakkasin säästma, siis ma üsna kiiresti investeerisin raha ära, ma ei hoidnud seda pangakontol. Et kui see on investeeritud, siis sa ei saa seda ära võtta kuskilt. Sa ei saa selle ära kulutada, sest ta on investeeritud, et ehk siis ma ei ole nagu ise tegelikult kogunud sellist noh, nagu osad soovitavad, et a la 10 000 eurot koguda lihtsalt raha, mis oleks, vaid ma olen ikkagi suure osa rahast alati ära investeerinud, sest kui ta on ära, siis sa ei saa teda enam minna ja võtta nii lihtsalt ja tihtipeale see vajadus vahepeal läheb üle juba. Ja just mulle endale meeldib ka see sama, et ma ei taha kuidagi raha kuskile seisma jätta, et ma pigem investeerin ta kohe edasi. Või kui ma olen vahepeal seisma jätnud, no investeerimissoovitusi ei tohi anda, nii et see investeerimissoovitus ei ole, aga mina olen siis hoidnud Lightyearis oma raha vahepeal, mis siis ka kogub intressi. Aga otseselt sa ei pea seda raha investeerima, et piisab sellest, et sa hoiad seda raha seal kontol. just. Aga millised on veel sinu soovitused, et kuidas säästa? Üks asi on kulude kokkuhoid, aga mida veel teha, et saaks siis rohkem tulevikus investeerida? No mina ütleks ikkagi, et need töötajate valimine töökohal määrab väga-väga palju. Et kui ma mõtlen selle peale, kui palju see annab mulle, ütleme, hea töötaja valik, kui palju see mulle annab, siis see annab sulle vaba aega, ehk siis sa saad vaadata, kuhu sa investeerid, kuidas sa investeerid ja sa saad häid ideid, et mida mina olen, ütleme, eriti tugevalt siin viimase poole aasta jooksul nagu tundnud enda tööalaselt oma firmas, et kui te hakkate töötajaid palkama, siis mõelge, keda te palkate ja mis on need parameetrid, mis teil vaja läheb, sest inimene võib teile kas väga-väga palju kahju tuua või väga-väga palju kasu. Ja samuti ei pea võib-olla, mis algajad ettevõtjad teevad, mida ma väga tihti näen, et enda töös neil tuleb raha sisse firmasse, nad pumpavad selle viimseni välja, et nad ei jäta maksuraha ja või siis nad maksavad juba eos mingeid asju ära, arvestamata näiteks maksudega. Ja siis sul tekib paratamatult, see on aja küsimus, millal tekib võlg, et arvestage nagu asju ette ka natukene, et ei pea kohe, noh, inimestel on nii eraelus tegelikult kui ettevõtluses harjumus see koheselt sama palju kulusid võtta, kui tulud on, aga ma arvan, et näiteks meie üks firma on väga edukas just tänu sellele, et me koos äripartneriga oleme sellise põhimõttega, et me ei pea viimseni sealt raha välja võtma, et ta võib seista seal vajadusel ja me ei pea nagu kohe seda firmat nagu nii kõrgele tõstma või kuidagi tegema mingeid reklaamikulutusi, vaid meil päris kaua asjad nagu kulgesid selliselt natukene ja raha kogunes seal tükk aega. Ehk siis see aitas ka nagu väga palju, see minu meelest see kehtib nii eraelus kui firmas, et su elutase ei pea kohe sama kõrgele tõusma kui sinu palk, vaid jätta sinna vahele maksimaalset ruumi pigem. Et kui sa nagunii oled harjunud mingit odavamat vorsti sööma ja kui su palk tõusis 500 eurot või sama ettevõtluse kohta, siis sa ei pea kohe minema ostma kallimat vorsti. Et ettevõttes samamoodi, et kui sa oled võib-olla harjunud odavama reklaamiga ja su sissetulekud tõusid, sa ei pea kohe minema kallimat reklaami ostma, vaid anna natuke seda ruumi. Et siis tekib rahaline padi ja siis, kui mingi kriis on, siis kukkumine on kergem. Ja ehk, et tulude kasvades ei pea alati kulud kasvama, et võib hoida. Just. Ja väga hea soovitus. Sina käid täna ju koolitamas ka rahatarkuse teemal üle Eesti, mitte siis ainult investeerimisnõu, vaid rahatarkuse nõu. Keda sa koolitamas käid, mis koolitusi sa täpsemalt teed? No hetkel tegelikult ma nüüd siin kevadel alustasin, kui ma olin kuskil pool aastat siis ise investeerinud, aga ma olen hetkel koolides käinud õpilastele rääkimas nende eluvalikute üle. Et ta on selline, noh, rahatarkus, ta on pigem olen rääkinud, kuidas meie enda otsused mõjutavad väga teravalt meie tulevikku, miks on vajalik säästmine, kui kiiresti, kui sa investeerid, kui kiiresti su tulud kasvavad tegelikult, olen toonud nendele enda elulisi näiteid.
Ja ma olen praegu nüüd Pärnumaal kokku käisin 10 koolis äkki, nüüd tänaseks on see hooaeg siis lõppenud, sest kool on läbi. Et mõtlesin, et alustan koolidest. Ma arvan, et järgmine aasta olen ise seal Mulgi rahatarkusel rääkimas. Ja seda ma just mõtlesin, ma küsin ka, et ma jätan selle küsimuse lõppu, aga no vot, nüüd ma sain vastuse ära, et kas järgmine Ja aasta võid Maarjat lava peal näha. no võib ikka, ma loodan, et ma tulen ja räägin. Plaan igatahes on. Sest tegelikult ma olen aru saanud, et hästi, noh, igalühel on oma suund ju, mis ta räägib ja ma olen tähele pannud, et väga palju räägivad sellest nagu ainult investeerimisest, aga mina olen just toonud selle osa välja, et kuidas meie tegelikult enda valik, et mis meil selleks vaja on, et kui sa oled väga sihipärane ja eesmärgipärane, distsiplineeritud, et tegelikult vahet pole, kas sa tegeled ettevõtlusega, investeerimisega või millegi muuga, siis sa jõuad sihini, aga sa pead ise seda tahtma ja olema keskendunud sellele ja kuidas ei pea, et noh, kuidas ka noorena saab juba endale harjumusi luua selleks, et tulevikus elada paremini, sest ka ettevõtjatele tegelikult see kehtib, et kui te iga kuu panete selle 1% kõrvale, siis mingi hetk te hakkate mõtlema, kuidas panna 2, 3, 10 ja nii edasi. Ehk siis, kui mina alustasin säästmist, siis ma panin kõrvale äkki esimene kuu oli 500 eurot. Minul oli sissetulek siis, firma sissetulek kuskil 12 000 eurot. No eks ta ongi kuskil nii palju iga kuu. Ja nüüd ma olen sellest 500 eurost saanud 30–40% iga kuu. Ehk siis see on juba mitu tuhat tegelikult, mida ma iga kuu investeerin ja panen kõrvale. Ja see on ainult aja küsimus, ma vaatasin, kuni see 50% on. Ehk siis see säästmise pisik, kui sa hakkad harjumust looma, kasvab väga kiiresti, täpselt nagu sinu investeeringud. Ja väga, ma ütleks, et väga tubli tulemus, et selle 9 kuu jooksul oled sa jõudnud nii kaugele, et sellest, ma ei tea, mis see protsent siis on seal alla 5% vist, millega sa alustasid ja täna oled see 30–40% juures, et tegelikult väga kiire nii-öelda kasv sinu enda jaoks ka, et kulude kokkuhoid on päris suur. No just, et ma tegingi väga palju kulutusi varasemalt, millel ei olnud mitte mingit vajadust tegelikult. Ja siis avastasid, kui hakkasid süvenema ja tegema tabeleid ja Excelit vaatama ja siis mõistsid, et okei, tegelikult neid asju mul ei ole absoluutselt vaja. Ja ma usun, et sa võid ka julgelt tõenäoliselt väita, et vaatamata sellele, et sa 30–40% sissetulekust täna investeerid, sinu elukvaliteet ei ole langenud. Ei ole, lastel küll natuke on, sest nad ei saa võib-olla kulutada nii palju, kui nad tahaks ja nad teatasid mulle rõõmsalt, et me oleme vaesed. Aga tegelikult meil ei ole jah kvaliteet ei kontoris langenud ega ka kodus. Et mõju on olnud pigem minimaalne ja mõnes mõttes isegi positiivne, sest ma näen, et mingites aspektides ma saan hoopis rohkem võimaldada. Ja see on väga tore, et sa välja käisid, et lapsed andsid sulle teada, et nemad on vaesed. Mina olen sama kuulnud oma 8-aastase poisi käest. No vot. Mul jääb ka vahepeal mulje, et meie oleme vaesed. Teised saavad palju rohkem asju lubada, aga et meil emme ei ole nõus, ma ei tea, 10 paari tosse ostma või mis iganes, et me oleme vaesed, meil ei ole raha selle jaoks. Aga see, mis varad meil kuskil on, see ei oma üldse tähtsust. Väga tore. Aga räägime siis ka rahatarkadest mõtetest, nii-öelda ettevõtjatele suunatud, et ma olen kunagi omalt poolt ka pannud kokku sellise, kuidas ma ütlen, no ütleme nii nagu infolehed, et millised on siis nii-öelda nagu rahatargad mõtted ettevõtjale, mida nagu silmas pidada. Ja kuna sina oled hästi kaua ettevõtja olnud, siis sa oskad kindlasti ka oma kogemusi siia juurde tuua, et minul on võib-olla natukene nagu raamatupidaja vaatest, aga ettevõtja vaatest võib-olla sa tahad üldse vastu vaielda või midagi teistmoodi. Nii, mis need sinu väited on ja siis ma saan äkki oma tagasiside anda. Et üks minu soovitus alati on olnud, et ära lase tekkida maksuvõlgnevusi. Et maksuvõlgnevused on kõige kallimad võlad minu silmis, kuna lisaks sellele, et sa maksad maksuvõlgnevuse pealt viiviseid, maksad sa pärast nende pealt veel erijuhtude tulumaksu ka veel 25% sellest summast. Nii et see on üüratu suur kulu, mida endale ette võtta.
Jaa, ma olen täiesti nõus, et tegelikult meie kõikides ettevõtetes hoiame ka, maksud makstakse esmajärjekorras. Ja ma tooks siia veel juurde, miks see veel kahjulik on, et minu enda hiljutine kogemus, kus ma läksin oma ühte firma laenu refinantseerima ja Bigbank ei andnud mulle laenu lihtsalt, sest mul oli kas äkki 5 päeva või 10 päeva oli lühiajaline ajatatud maksuvõlg. Ehk siis, et noh, et sügis oli siis see, kui ma läksin küsima laenu ja juunikuu oli see, kui oli see võlg ja mis oli väga kiiresti makstud. Et see võib olla ka teine põhjus tegelikult, miks maksuvõlg ei ole ka nagu kasulik, sest ta liigub momentaalselt, isegi kui ta on ajatatud teil krediidireitingutesse ülesse ka. Ja väga hea tähelepanek, eriti veel, kellel on võib-olla soov ettevõtte tegevust kasvatada ja selleks ongi võib-olla mingeid ärilaenusid vaja juurde. Et Just. tegelikult see mõjub ka sellele halvasti samamoodi. Minu soovitus number 2 on alati, et esita või kontrolli, et deklaratsioonid ja aruanded oleks õigeaegselt esitatud. Sest samamoodi nagu viivistega, et kui jäävad aruanded, deklaratsioonid esitamata, siis riigil on õigus trahvida ja näiteks majandusaasta aruannete puhul see trahv võib olla isegi kuni 3200 eurot ja põhimõtteliselt seda on lubatud nüüd juba ka ilma ette hoiatamata teha seoses selle seaduse muudatusega, mis eelmisel aastal jõustus. Ja lisaks trahvile siis samamoodi pärast peab veel erijuhtude tulumaksu ka maksma, mis teeb taaskord jälle selle nii-öelda maksuvõlgnevuse või siis selle esitamata jätmise nagu eriti kalliks. Jah, ma olen jälle nõus. Sellepärast toon jälle oma elulisi näiteid, et meil tekkis olukord ühes firmas, kus mingil põhjusel raamatupidaja unustas Soomes ühe aruande esitamata, palgaaruande, see lihtsalt seal on väga palju palgaaruandeid, et vahest võib juhtuda, et noh, seal esitad iga palga pealt 5 päeva jooksul palgaaruande, ehk siis iga inimese, ehk siis kui sul on 200 töötajat, siis sa esitad 201 aruannet. Lihtsalt nagu selgituseks. Ja ta oli ühe esitaja jätnud esitamata ja selleks ajaks, kui Soome maksuamet oli selle avastanud, me saime trahvi 18 eurot. Teine hea näide, kui me Soomes esitasime ühe firma aastaaruannet ja lihtsalt ajasime 2 välja omavahel sassi ehk seal või panime ühte välja vale numbri ja hetkeseisuga on see trahv pea 600 eurot. Nad kirjutasid meile, me tunnistasime viga, olime valmis parandama, aga hetkel on ikkagi määratud trahv 600 eurot, mida me üritame vaidlustada. Nii et ja kontrolli väga väikeste vigade eest võib saada väga-väga suuri trahve. Et see on jõhker tegelikult, et noh, Soome poole peal see on eriti jõhker, et kui sa nagu veel õigel ajal kuidagi jaole ei saa või kui ametnik on eriti pahastujus, siis nad võivad ikka korralikult määrata. Eesti pool tegelikult täpselt samamoodi, aga Eesti poolel minu meelest kohati natuke nagu paindlikum see asi, et kohe ei tule need kõik mingid trahvid, et viivised tulevad, aga kohe ei trahvita just. Ja üldiselt need trahvihoiatused jah, kuskil nädala pärast, või no päris nädalat vist ei oodata, et see hoiatus saadetakse, aga siis on ka ikkagi hoiatus, et nad kohe veel trahvi ei tee. Et jõuab veel reageerida. Siis minu punkt number 3, unusta ära eraisiku maksekäitumine. Ehk et maksa arveid makse tähtajal, mitte siis vastavalt sellele, kuidas arved laekuvad. Ja ma selgitan selle siia juurde ka, et kui eraisikuna meil tulebki tulu 1 kord kuus, kui sa oled töölepinguga töötaja, siis sa võid, üldjuhul sa võid ikkagi kindel olla, et sul näiteks kindlal kuupäeval see palk laekub ja sa saad, tasudki oma arved kohe ära ja sa tead, sul nagunii ju raha rohkem ei tule kuskilt võib-olla. Aga ettevõtjate puhul oleneb sellest ettevõtte tegevusalast, aga see tulude laekumine võibki olla täiesti ebaregulaarne. Et kas ütleme näiteks kaupluse puhul, et sulle ei tule iga päev täpselt sama sissetulekut. Sul võib-olla tuleb üks päev rohkem, teine päev vähem ja sul ei ole nagu seda, et sul tuleks 1 kord kuus kindel suur summa. Või siis ka isegi näiteks raamatupidamisteenuse puhul, et tihtipeale ikkagi võib-olla kas kliendid jäävad võlgu, nad ei maksa arveid tähtaegselt ära ja kui mina näiteks tasuksin esmajärjekorras ära need arved, mille makse tähtaeg on võib-olla kuu lõpus, siis võibki juhtuda olukord, et ma jään hoopiski maksuvõlgadesse, sest et mul ei ole võib-olla näiteks 10. kuupäevaks raha, et maksta ära maksud.
Millised sinu kogemused on sellega? mul on nii ja naa. ma nõustun sinu mõttega, et jah, et firmas see raha käib nagu üles-alla, et me oleme enda firmades rakendanud sellised põhimõtted, et meil on näiteks esmajärjekorras kindlasti töötajad, kes saavad palka esimesel kuupäeval ja kuigi meil on töölepingus 10. kuupäev, kui me esimesele ei jõua maksta mingil põhjusel, mida on juhtunud 4 aasta jooksul vist ühe korra, siis me teavitame töötajaid ja räägime läbi ja paneme järjekorra, mis järjekorras töötajad palka saavad. Koos töötajatega lepime kokku, et kellel on kiirem ja kellel vähem kiirem. Siis teises järjekorras meil on maksud ka, mida üldjuhul makstakse juba paar päeva ennem, ehk siis kui 10. on kuupäev ja raha on, siis makstakse välja juba mingi 7. Ja ülejäänud arved makstakse jah, selles mõttes jooksvalt, kui on hea raha liikumine, siis tegelikult me maksame koheselt arveid ja kui ei ole nii hea raha liikumine, siis tõesti ootame tähtpäevani ja maksame siis. Või selles mõttes võib olla nagu arvetega, ma ei soovita seda, ma ei ütle, et see on hea soovitus, aga minu meelest nagu nii-öelda tarniarvetega on ka vahest see, et kui sa ise suhtled ilusti tarnijaga, et kuule, ma natuke hilinen, siis see on ka aktsepteeritav ja nad kohe ei trahvi sind. Et ka minul on raamatupidamiskliente, kes hilinevad ja need, kes teavitavad, me kunagi ei trahvi neid, me kunagi, üldiselt me vist väga-väga harva, kui mõni klient üldse satub selline, keda peaks üldse trahvima, aga enamus tulevad ise ütlevad, et kuule, tead, mul tuleb hoopis 20. raha ja siis mõtled, okei, tead, need 10 päeva, midagi ei juhtu, ma ootan ära. Et jah, ma nõustun sinu väitega, aga samas, et see sõltub sellest võib-olla, mis see makse on seal taga. Et maksud, palgad on minu jaoks alati prioriteet ja siis kõik järgmine on selline, et kui on, siis maksab kohe ära, kui ei ole, siis ootab tähtpäeva, kui ikka ei ole, siis küsid pikendust. Ja ma olen igati nõus, et minul ettevõtjana on tegelikult sama, et esireas ongi kõigepealt töötajate palgad ja maksud, et need peavad kindlasti olema nagu tähtaegselt tehtud ja arvete puhul siis ma jah, pigem jälgin seda makse tähtaega või siis nagu sa ütlesidki, et kui rahavoog on nagu hästi kõik, et siis sa võid need ka kohe maksta, aga kui rahavood nii hästi ei ole, et siis pigem nagu jälgida neid maksetähtaegasid. Ja ma leian ka, et see suhtlus on ülioluline sealjuures, et kui tõesti tekib makseraskusi, kas sinul endal, kliendil, kellel iganes, et siis rääkida selle teise osapoolega, et et sul ongi selline probleem, et ma ise olen nagu oma klientide pealt näinud, et kellel võib-olla ei ole see maksekäitumine kõige parem, et nad konstantselt kuude viisi jäävad võlgu ja siis natukene on nagu kahju ka, et ma näen, et see raha kaob kuskile mujal ära, kuhu see ei peaks ära kaduma, selle asemel, et maksta siis ära oma võlad. Et selline nahaalne käitumine oma tarnijate suhtes ei ole ka kõige parem. Jah, nõustun. Mul on ka selliseid kliente. Ja. Nii, punkt number 4, kasuta ära maksuvabade kulude võimalused. Ehk et näiteks isikliku sõiduauto kompensatsioon, mis on maksuvaba kuni 335 eurot, samamoodi ka võib-olla vastuvõtukulud näiteks 32 eurot kuus pluss 2% palgafondist. Et sellised erinevad nii-öelda kulutused, mis tegelikult maksukohustusi endaga kaasa ei too, kaasa arvatud näiteks spordikompensatsioon, et siis selliseid võimalusi ära kasutada, pakkuda näiteks töötajatele lisaboonusena, mis aitab siis ka jällegi maksude võrra kokku hoida, sest et nende pealt ei pea neid tööjõumakse maksma. Kuidas teil on, kas teie kasutate ära erinevaid maksuvabastusi? Ma tean, et me kasutame päevaraha paratamatult, sest meil on üks lähetatud töötegija. Ta ongi Eesti töölepinguga ja ta on päris palju lähetatud ja et see on kindlasti üks asi, mida me kasutame. Ja muudega me oleme olnud nii, et see on vastavalt võimalusele, et me oleme vaadanud, et kui töötajad küsivad midagi, et siis kindlasti ja samamoodi kui näiteks, mida me alati kasutame tegelikult on siis, kuna meie töötajad, kaasa arvatud ka mina tegelikult vahest käime Soomes tööasjus, siis me küll maksame kõigile töötajatele seda päevaraha kohe sellest reisipäevast kuni reisi lõppemiseni. Et see on selline lisaboonus. Aga muid me pigem kasutame vähem, aga sellegipoolest hea, et sa need välja tõid, siis me teame tulevikus neid kasutada rohkem. Et ma tean, et meil kunagi eelmine aasta tegelikult üks töötajatest küsis seda sama tervisesoodustust siis, aga too hetk oli Soomes masuaeg, nii et siis ma ütlesin, et me peame selle edasi lükkama, kuni me näeme, et rahavoog on väga stabiilne. Kuigi ma ei tea, kas ettevõttes on sellist hetke, kui rahavoog on stabiilne.
et see ega tuleb vist ei lihtsalt pruugi olla vaadata. jah, oleneb Jaa, ettevõtjast või ettevõtlusvormist, aga üldjuhul ja kunagi ei aga tea. ma igal juhul pooldan neid ja mingeid asju me kindlasti mingil määral kasutame, et nagu see vastuvõtukulud, et minu meelest neid me oleme kasutanud ja sõidukompensatsiooni, noh, seda me lihtsalt ei käi meil nagu firmast sisse, et meil on tihtipeale need firmaautod ja asjad ja töötajad ise ei sõida ju kuskile. Mhm. Aga jah, et kui võimalust on kuskil, siis me oleme soovitanud ja kasutanud. Mhm. Ja punkt number 5. Hoia ennast kursis, milliseid kulusid võib hoopis ettevõtte kuludesse kanda. Ja just sellesamal eesmärgil, et hoida siis kokku tööjõukuludelt ja maksudelt. Et kui palju teie makse nii-öelda optimeerite, jälgite, Noh, mida saaks no ikka optimeerime on õige vastus. Ikka optimeerime ja meil on lisaks ju veel nii Eesti kui Soome maksud osades ettevõtetes, nii et me optimeerime päris palju, et kõik, mis vähegi käib ettevõtluse alla, läheb ettevõtluskuludesse. Et ma ei oska isegi näidet tuua, aga maksimaalselt kõik, mis saab ütleme siis nii, et see on tegelikult väga-väga oluline. ja et see on ju maksuvõit selles mõttes ettevõttele. Ja Punkt number 6. Samamoodi nagu eraisikutel soovitatakse koguda meelerahufondi, siis ka ettevõttes hoida mingit sellist säästupuhvrit ootamatute kulude jaoks. Ja noh, see säästuprotsent või nagu öeldakse tavaliselt, et eraisikuna võiks olla niisugune 3 kuni 6 kuu kulude summa, mis võiks olla kõrvale pandud, et ettevõtjate puhul öeldakse, et see summa võiks olla isegi suurem, et 6 kuu kuni aasta kulud. Aga noh, ma arvan, et see sõltub suuresti ikkagi ettevõtte tegevusalast ka, et kui palju seda säästupuhvrit peaks koguma. Sinuga tuli ennem jutuks ka, et sina sellist nii-öelda nagu lihtsalt säästupuhvrit hoida ei taha, et pigem edasi investeerida, aga noh, see on samamoodi ju tegelikult sinu jaoks meelerahufondi hoidmine. ja meil ühes firmas on küll, meil on 2 eraldi kasumikontot, kuna seal on ka äripartner ja seal me hoiame küll raha kontol, et juba sellel põhjusel, et kuna meil on firmas, me tegeleme Soomes kergeettevõtlusega ja meil jookseb selline asi läbi nagu kiirmaksed, ehk siis me maksame palga inimesele Soomes kiiremini välja, kui me oleme ise raha saanud, mis tähendab, et see läheb meie enda kasumist. Et siis selliste puhkude puhul tavaliselt näiteks jaanipäev ja jõulud on alati see, kus seda raha läheb palju-palju rohkem välja kui tavapäraselt, sest kõik tahavad siis saada oma palka enne, kui nad lähevad, aga teistel firmadel alles võib-olla laekub peale näiteks jaanipäeva. Mis tähendab, et me peame oma kasumi välja käima, et siis seal firmas me küll hoiame, et meil on ka lausa 2 kontot, kus me jagame seda kasumit 50-50 ja seal on äärmisel juhul me võtame sealt kontodelt, kui meil nii-öelda põhikasumikontolt, kus meie enda firma nii-öelda käive ja kasum on, et kui sealt jääb puudu, sest noh, seal meil on veel maksuraha ka eraldi, sest seal on päris palju makse lihtsalt, et neid ei saa nagu kokku panna. Et jah, et täiesti teeme ja see on täiesti hea idee, sest see sõltub muidugi sellest erialast ka, mida inimene teeb, aga on mingid erialasid, kus see oleks vägagi vajalik, ma ütleks, siis ei pea laenu võtma ega sa ei jookse mingi hetk omadega lukku. Ja just täpselt, sest noh, laenuraha on ka tihtipeale jälle kallis raha ja odavam on kasutada siis juba enda seda säästupuhvrit. Punkt number 7, et kui sinu ettevõttel on halva maksekäitumisega kliente, siis ei tohiks karta küsida ettemaksu. Või näiteks ongi, et kui sinu ettevõtluse puhul, noh näiteks on see pigem selliste suurtemate, kallimate kaupade puhul, et kus näitena on ju, et sa müüd traktoreid ja selleks, et seda müüa, sa pead kõigepealt selle ise näiteks ostma. Klient teeb näiteks tellimuse, et ta tahab seda traktorit, siis täiesti julgelt küsida ettemaksu selliste asjade suhtes, kas või mingis osas selleks, et ise pärast siis see raha kuidagi tagasi ka saada, et seda enam, kui sa tead, et kas see kliendil ongi halb maksekäitumine või kui ongi täiesti võõras inimene, kes sinu käest mingit kallist asja tuleb ostma. Kas sinul on kogemust? Jaa
kõike, mul on kõiges kogemus vist. Aga meil on rendifirmas on küll niimoodi, et kui keegi soovib osta midagi, nii et me jääme sinna vahele, siis me lausa võtame 100% selle kliendi eest raha ja siis lihtsalt maksame edasi, et me teeme nagu tellimuse ära, aga me ei maksa ise ennem, kui meil on ka kliendi käes see raha käes. Et seal on alati 100%, seal ei ole isegi vist ühtegi terandit, sest seal ongi need väljaminekud väga kallid, ehk siis seal 10,000–30,000, võib-olla ka rohkem. Ja ma olen näinud selles samas firmas, meil on praegu üks põhimõtteliselt kohtuvaidlus minekus, kus samamoodi me olime töö ära teinud, aga klient lihtsalt lõpuosa ära ei maksa, et käib mingi venitlemine. Siis raamatupidamisfirmas meil on siis niimoodi, et kui klient ma näen, et maksekäitumine on halb ja nagu sa ütlesid, aga raha liigub valesse kohta, siis ma paar korda teen sellist hoiatust, ütlen, kuulge, et meil on palk 10. kuupäeval, et selleks ajaks, selle tõttu on ka need arved sellisel kuupäeval, et kui te õigel ajal ära ei maksa, et me lihtsalt raamatupidaja võib keelduda tööst tegema. Ja me oleme seda teinud ja enamasti see paneb neilt kibelema, sest me teeme enamasti oma klientide müügiarveid ja kui müügiarved teha ei saa ja nad ise ei oska, siis laekuvad need rahad väga kiiresti. Küll aga, kui see asi on järjepidev ja nagu ta ei lähe ei paremaks ega halvemaks või inimene hakkab mitu kuud võlgu jääma, siis me üsna kiiresti anname dokumendid tagasi kliendile. Me ei hoia ühtegi raamatupidamisdokumenti enne käes ja lõpetame koostöö ära. Ja me ei võta rohkem seda klienti, me ei soovita mitte midagi talle. Ja kolmandas firmas, Soome firmas on siis niimoodi, et need näiteks, kes kiirmakseid saavad, nende osas on väga range reegel, et nad peavad tähtaegselt maksma kohe, kui firma on kas või 1 päeva üle, siis tema töötajad enam kiirmakseid ei saa ja me hakkame seal päris kiiresti tegelikult, see summad on lihtsalt niivõrd suured, et kui sul on üks töötaja, kelle palk on võib-olla 2000 eurot, arve ise on võib-olla 3000 eurot ja sul on mingi 10 töötajat, siis see käive ja kõik liikumine on päris suur. Ja me oleme lihtsalt ühe korra sellega ämbrisse astunud, kus firmal oli palkasid välja läinud üle 100 000 euro ja see firma jäi meile võlgu ja me ajasime 2 aastat seda raha taga. Ja oma rahade osas tuleb olla range ja konkreetne. Üks klient tõi ka kusjuures näite, kus tema klient jäi talle võlgu ja ma ütlesin, kuule, pöörduin kassosse ja ta ütles, et ta ei taha see kuri inimene olla. Ütlesin, sa oled töö ära teinud. Mine ja anna kassosse, et ta jääb muidu sulle võlgu. Ja jah, näiteks kui kiirmaksetega firmad ikkagi järjepidevalt hilinevad, siis nendega lõpetatakse kiirmaksed ära ja rohkem nad meie käes kiirmakseid ei saa. Saavad lihtsalt tavateenust kasutada. Ja ma ütleks siinkohal juurde, et kes ei julge oma raha küsida või nõuda, siis tegelikult sa ju ei väärtusta iseennast, kui sa ei lähe seda raha küsima. Et sel hetkel, kui sa ütled, et sina ei taha olla see paha inimene, siis tegelikult sa ütled endale, et sina ei ole mitte midagi väärt, sest et sa ei lähe küsima raha selle eest, mille eest sina oled nagu vaeva näinud. Õige. Just. Siis muidugi meil oli juttu juba nendest kulutustest, et alati annab kulutusi kärpida, et võib-olla, et kes kulutavadki liiga palju üle oma võimete, et kulutused ongi liiga suured, aga minupoolne soovitus ka alati, et kui sa tunned, et sinul peale teenuse osutamist, kauba müümist, et sul ei jää väga midagi järgi sealt, et sul ei teki mingit kasumit või sa ei saa oma kulusid hästi ära kaetud, siis tee korralik oma hinnaarvutus, et oma hind igasuguse teenuse kauba müügi puhul on number 1, aga mida väga paljud jätavad tegemata. Ehk et vaadatakse konkurentide hindasid, millega nemad müüvad, aga ei arvestata siis sellega, et millised on enda kulutused ja kas siis reaalselt tegelikult on võimalik selle hinnaga seda asja müüa või mitte. Ja tegelikult oma hinna arvutuses võibki selguda, et võib-olla seal ei olegi näiteks palgakulusid üldse sisse arvestatud ja sel juhul sa ei saagi palka maksta endale. Vaila. See on kusjuures jumala hea näide, sest mul oli üks Rootsi klient, kes ütles, et kas sa saad aru, meil raha tuleb sisse, aga meil mitte midagi järgi ei jää. Ja me tegime nendega ka nende enda tunni hindaarvutuse, et mis nende nii-öelda null on, millega nad nulli on. Ja ma avastasin, et neil on klient, kes maksab neile vähem kui see oma hind. Ja nad olid samal ajal väga palju energiat sellesse klienti pannud ja ma ütlesin, kuulge, et te peate kas tõstma nii kõrgele või te peate ära lõpetama selle koostöö ja kui teil on kliendid, kes maksavad palju, sest tendents, mida mina näen, klient kurdab väga palju teil teie hinna üle ja mingite muude asjade üle, siis tõenäosusega, et ta jääb teile võlgu on väga suur.
ta maksab vähe ja ta jääb teile võlgu ja klient, kes maksab korrektselt, kes maksab alati korrektselt, ei heida teile kunagi teie mingit hinda ette, isegi kui see on väga kallis, see on tihtipeale hea klient, et sinna peaks oma energia panema, rohkem selliseid kliente võtma, et mõelge ka, kas see klient, kes maksab teile madalamat hinda, on üldse seda väärt või ta on problemaatiline klient hoopis. Ja igati nõus, et mina olen ka lõpetanud koostöösid või siis kliendiga koostöö lõpetanud nii-öelda, et ongi, et võib-olla kellega hinnad on sihuke hiidamast-haadamast on ja 4 aasta tagused siin kuskil ongi üliodava hinnaga, et vahepeal ei ole hinda tõstnud ja siis klient ei ole nõus seda hinda tõstma ka, et temale tundub nagu üüratu suur selle isegi väikse summa juures see nii-öelda hinnatõus, siis ma olen ka alati mõtlenud selle peale, et kui palju ma siis oma aega väärtustan või mitte, et kui see klient tegelikult tahab, kui sinna kliendile läheb tegelikult väga palju energiat, aga tema seda ei väärtusta, siis järelikult ei olegi ta see klient, kellega sa pead koostööd tegema, et tuleb lihtsalt leida asemele inimesed, kes siis väärtustavad seda sinu panust seal taga. Jah, meil oli päris mitu klienti, kes tegelikult ka samamoodi läksid see aasta minema peale seda, kui me hinda tõstsime. Ühega läksime rahulikult minema, aga üks oli selline klient, kes ka vist minu meelest veidi hilines maksetega või ta isegi maksis korrektselt. Aga ta oli elementaarselt nii ebaviisakas minu töötajatega. Ma pidin talle eraldi helistama ja paluma, et ta ei ütleks neid asju, mida ta mu töötajate kohta ütles. Ja lõpuks, kui me hakkasime temaga kliendilepingut lõpetama, kus ma kirjutasin teada, et me kahjuks ei mängi välja, ta ise lahkus ja mul oli nii hea meel. Ja tihtipeale, kui sa ühe kliendiga, kehva kliendiga koostöö lõpetad, sul tuleb sõna otseses mõttes 3 paremat asemele. Sa nagu teed ruumi uute klientide jaoks. Ja ma olen igati nõus ja sellepärast ka võib-olla esimesel, teisel tegevusaastal siis võib-olla tundus kuidagi üüratult kahju, et kui klient koostöö lõpetas mingil põhjusel, tavaliselt pigem oli see rohkem enda algatus, aga ikkagi, et oli nagu kahju, et tulu kaob ära, siis täna ma olen nagu 100% seda meelt, et iga halb asi on millekski hea, nii et kui ma lõpetan ühe kliendiga koostöö, kellega see lihtsalt ei suju hästi, ongi, et kas see suhtlusbarjäär seal vahel või tahetakse asju, mida ma lihtsalt ei olegi nõus tegema ja siis koostööd lõpetanud, et siis ma täna üldse selle pärast ei pabista, vaid ma näengi, et see vabastab koha teistele klientidele, kes jällegi väärtustavad minu tööd palju rohkem ja kellega suhtlus tõenäoliselt läheb ka palju paremini. Just, ma olen täiesti nõus sinuga. Jaa. Tööjõumaksudega seoses veel lisaks siis nii-öelda punkt number 9, et kui ettevõttes on mõne projekti raames vaja lisatööjõudu, siis kaaluda nii-öelda töölepingu asemel professionaalse töötaja värbamisel siis kas töövõtulepingut või käsunduslepingut. See ongi siis selliste projektipõhiste tööde raames just näiteks, kus töötaja nagunii ise valib oma tööaja ja seda siis lepingu liigi mõttes just, et töölepingu puhul kaasneb ka puhkusetasu arvestamise kohustus, aga et kui sul ongi näiteks 2 kuuks vaja töötajat, kes teeb mingi kindla projekti, viib lõpuni, siis tegelikult odavam on ta võtta käsunduslepingu või töövõtulepinguga, sest sa ei pea talle puhkuserahasid pärast lisaks maksma. Ehk et sealt tekib natukene nagu maksuvõitu ja samas tööjõukulude võitu ka. Ja mina olen seda kasutanud päris palju. Näiteks, kui meil on olnud kunagi ühel ehitusobjektil koristaja, siis ta oli ka meil mingisuguse käsunduslepinguga äkki ja see on üks asi, mida ma olen ka nüüd ise viimasel ajal tegelikult vaadanud, sest kui sul tekib firmas kriis, siis käsunduslepinguga töötajaid või tööle võetud inimesi on lihtsam, nendega on lihtsam töölepingut lõpetada, et sa ei pea neid koondama. Meil oli ka tegelikult eelmine aasta üks töötaja, kes tegi Rootsis tööd ja ta töö oli selline väga väikse koormusega, ehk siis kui meil tuli koondamine, siis me lihtsalt lõpetasime temaga lepingu ära väga rahumeelselt ja kõik need, kes olid töötajad ja keda me koondasime, me pidime suuri koondamistasusid välja maksma. Nii et jah, ütleme alustavale ettevõtjale, see oleks isegi väga hea variant. Et kui sa oled juba stabiilne ja kõik, siis on tööleping täiesti fine, aga alustavale ettevõtjale see võib olla päris hea kaitse, kui firma veel nagu kõigub. Mina isegi soovitaks siis sellepärast, et mul on väga mitmeid kogemusi olnud töötajatega näiteks ja kusjuures, kus veel hea nagu soodustus tuleb, ärge kartke palgata töötajaid, kellel on mingid
töövõime vähenemine, sellepärast et nende pealt saab sotsiaalmaksu soodustust äkki miinimummääras, mis jälle vähendab teie makse. Et meil on olnud mitmeid töötajaid, kellel on see tegelikult vaadata hästi kõik korras, aga osaline töövõime või puudulik töövõime või mis iganes need vist protsentidega määratakse ja siis Töötukassa on ja riik on siis kinni maksnud nende mingeid või on kellel esimene töökoht või väga pikka aega töötu, siis Töötukassa seal maksab mingi osa palgast, et me oleme ka selliseid nagu lahendusi võtnud, mis on päris head, sellepärast kuni sa koolitad seda töötajat, siis sul on väiksem palgakoormus. Aga ja käsunduslepingut me oleme kasutanud päris palju, eriti just algusfaasis, sest mul oli näiteks kogemus, kus mul oli töötaja töölepinguga ja ta ei saanud kahjuks tööl käia, sest tal oli ema haige, mille peale ta teatas mulle, et nüüd ta ühe päeva kuus käib tööl ja ülejäänud aja on ta hoolduslehel väga pikka aega teadmata ajaks ja minul oli samal ajal töötajat vaja. Ja ta ei olnud nõus lahkuma töölt ka ja siis ma selgitasin talle, et ma olin alustav ettevõtja, et ma selgitasin talle, et kuule, sind ei ole tööl, aga ma ei saa tehniliselt kedagi teist ka tööle palgata, et mis me siis teeme. Ja me küll leidsime lahenduse, mis oli selline natuke poolhapu lahendus, aga see on selline tööandja lõks, millesse sa võid jääda, et millega võiks arvestada ja kindlasti katseaeg kõikidel töötajatel alati 4 kuud. Ja väga hea soovitus ja veel selle töötajate haiguslehega seoses, et kõige halvem üllatus, mis ettevõtjatele ette on tulnud selle töölepingu puhul, et ongi võib-olla töötaja, võtad uue töötaja tööle ja ta käibki võib-olla sul 2 päeva tööl ja siis ta istub sul 5 kuud haiguslehel ja siis lõpetab töölepingu ikkagi ära, siis see kõige hullem selle juures veel, et tööandja peab selle 5 kuu eest veel puhkuserahasid ka maksma töölepingu puhul, sest et puhkus jookseb edasi olenemata sellest, et töötaja ei ole tööl käinud vahepeal. Ehk et jällegi väga kallis aspekt sealjuures. Jah, et kui sa oled, et ühesõnaga, kui minul keegi küsiks, siis alustavale firmale ma alati soovitan erinevaid neid võistlepinguid. Eelkõige siis, kui sa oled turvaline, et sul on kõik hea, et sa tead, et su firma toimib, siis sa võid ümber teha selle töölepinguks. Ja näiteks need töötajad, kes meil on päris mitu töötajat, kes alustasidki võistlepinguga töötamist ja me kompenseerisime neile need saamata jäänud puhkusepäevad. Ikkagi, et kuigi nad olid võistlepinguga, me ei pidanud nende pakkuma, me ikkagi omalt poolt pakkusime, et firmal on õigus seda pakkuda, et see, mis tähendab see, et sa ei kaota kõike, aga see annab sulle teatud paindlikkuse juhul, kui sa ei ole oma firma osas väga kindel. Ja just, et ma olen ka näinud ettevõtjaid, kes ka võistlepingute puhul maksab siis näiteks neid haigusrahasid, kuigi otseselt ei ole kohustus maksta või ei olegi võimalik haiguslehte võtta töötajal. Aga omalt poolt võib alati nii-öelda lisaboonuseid juurde anda töötajale, et see ei ole kuidagi keelatud. Ja minu 10. punkt, mis mul kirjas on, et kasum tekib kulude kokkuhoiu arvelt. Ehk et kui ettevõtte tarbeks on vaja teha suuremaid investeeringuid, suuremaid kulutusi, siis kindlasti võtta rohkem kui üks hinnapakkumine, mitte piirduda esimese ettejuhtuva pakkumisega. Et ma võin näitena tuua, meil oli koju vaja liugväravat, automaatset siis nii-öelda, mis puldiga töötaks ja uurisin ka kunagi erinevaid siis hinnapakkumisi ja see hinnapakkumine ühele väravale oli 5000 eurose vahega. Ehk et mul oli võimalik seda väravat saada 3000 euroga ja kõige kallim pakkumine oli 8000 eurot, pluss siis seal vahepealsed. Ehk et see hinnavahe tegelikult on väga-väga suur. Jah, täiesti nõustun. Me oleme ka mingites aspektides võtnud ka hinnapakkumisi. Kui see valik on olnud, näiteks Soome auditiga sul valikut ei ole hea, kui sa leiad auditi, aga ma saan aru, et Eestis on sarnane probleem, aga näiteks me ka kunagi võtsime kodulehe pakkumisi, aga siis me põrkasime hoopis sellise probleemiga, et mitte keegi ei olnud nõus meie kodulehte tegema. Ja lõpptulemus oli see, et ma tegin selle kodulehe ise. Nii et vaadake, mis on see, millele te hinnapakkumist küsite, võib-olla see on midagi, mida te saate ise ära õppida hoopis. Et see on ka võib-olla selline ettevõtja, et ma olen sinuga nõus, et hinnapakkumisi tuleb võtta ja võib ka täiesti vabalt alla küsida, see on ka täiesti fine, et kui mina näiteks oma mingid üürikortereid ostan, siis ma tuimalt küsin lihtsalt raha alla. Nii et jah, et ei tasu karta, et kõige hullem vastus, mis sa saad, on ei ja see ei ole nagu midagi hullu.
ja et sulle tegelikult kaotada ei ole mitte midagi. Mul ka mees vahest naerab, no nüüd ta on juba harjunud, et ma juudi moodi kauplen, aga ka, et kasvõi ma ei tea, teleka seda seinakinnitust on vaja osta ja kui ma 5 eurotki alla kauplen, siis ma olen õnnelik. just, aga see on sääst, mida sa saad jälle investeerida. ja täpselt. Super, kas sul on lisaks minu listile veel lisada oma mingi kogemustest mingeid soovitusi? Olge sihikindlad, ärge nagu allake, vahet pole, mitu korda kukud ja pankrot ei ole kõige hullem asi maailmas, mis juhtuda saab. Et minul on pankrot läbi elatud. Et aga jah, sama, mis ma koolides räägin, et mis mina näen, on see, et kui sa oled distsiplineeritud ja järjepidev ja sul on konkreetsed eesmärgid, siis suure tõenäosusega on ainult aja küsimus, millal sa need saavutad. Et ma näen seda ettevõtluses kogu aeg ja mis ma teine asi, mis ma näen, et õige ettevõtja käib ja õpib maksimaalselt ise asju, mis tal tööalaselt vaja on, sest see lihtsustab umbes 200 korda tema elu. Kui sul on vaja kodulehte oma firmale teha, mine vaata, Google'is saab teha, mis need on siin, Woos ja WordPressid ja kõik, või kui sul on vaja ka raamatupidamist, on hea, kui ettevõtja ise oskab ja et kui sa ise oled nagu avatud meelega ja õpid neid asju juurde, siis on elus palju lihtsam siis läbi lüüa, eriti ettevõtluses. Ja ärge kartke partnerlussuhteid, aga valige oma äripartnereid. väga hästi öeldud. 100% ja mis puudutab koolitamist, siis ma olen selles mõttes hästi nõus, et alustavate ettevõtjate puhul, et kui sul ongi endal rohkem aega veel, sul ei ole veel nii suuri tulusid, sul ei ole veel töömaht nii suur, siis ongi hea ennast juurde koolitada ka erinevates valdkondades, sest mida rohkem sa ise saad asjadest aru, siis see tuleb sulle pärast ainult kasuks, et isegi kui sa tulevikus võtad endale raamatupidaja või võtad endale turundaja, kus sul teeb, siis jällegi on hea, kui sa ise ka sellest asjast aru saad, et mis seal toimub. sest hästi palju on näiteks neid ettevõtjaid, kes ei oska numbritele peale vaadata, sest nad ei saa aru, mis need asjad tähendavad. mitte, et sellest oleks, aga võiks ettevõtja ikkagi aru saada nendest asjadest. Jah, näiteks minul on just siin mõne päeva tagune kogemus, kus minu poole ta ei ole nagu minu raamatupidamisklient, aga tema raamatupidaja küsis minu käest abi seoses Soome asjadega ja kui me hakkasime selle kliendiga suhtlema, siis tuli välja, ta ütles, ma olen firma omanik. Ma ütlesin, kuule, su omanik on su eksnaine. Et kui te teete firmasid, siis jah, tehke need firma asjad endale selgeks. Ehk siis hea on, et me jaole saime loodetavasti õigel ajal. Et väga palju inimesi, kus nad teevad omale firmat, et neil ei ole võib-olla isegi selge mitte lihtsalt raamatupidamine, vaid mis vahe on omanikul ja juhatuse liikmel. Nii et tasub ka nende asjade kohta lugeda, sest see ei ole esimene kord, kus ma põrkan sellise probleemiga kokku, kus inimene ei saa aru, mis on juhatuse liikme ja omaniku vahel või tehakse mingid sellised omaniku jaotused, kus kui üks osapool nagu nii-öelda ei tee koostööd, siis ei ole võimalik isegi firmal toimida. Elementaarselt ei ole isegi võimalik firmat likvideerida. Ehk siis see firma seisab tühja, et jah, sest ma ei kujuta ette, et kui kujutage ette olukorda, teie kasvatate firma väga suureks, teades, et te olete omanik ja te olete inimesega lahku läinud ja siis tuleb välja, et see inimene on tegelikult firma omanik ja te olete kõigest juhataja. Ja siis te peate sellelt inimeselt firma välja ostma. Aga võib-olla see väärtus on kasvanud väga suureks ja see inimene on teadlik sellest, et siis on nagu väga nadisti. ja paraku nii on, et kui raha on mängus, siis tavaliselt häid suhteid sealt välja ei tule. Ja eriti, kui on mingite endiste elukaaslastega tegemist, et ja teine näiteks kliendil on 3 omanikku ja ühele omanikule kuulub 50%, ülejäänud 2 omanikule kuulub ka 2 peale siis 50%. Ja kuna see 50% omanik on kadunud, nad ei saa mitte midagi, nad ei saa firmat likvideerida. Ja neid juhtumeid on väga palju, et see on nagu, sa oled nagu lõhkise küna ees, nii et kui sa juba varakult tead, siis sa oskad neid asju enda jaoks läbi mõelda. Ja, väga hea soovitus jälle siia juurde. Aitäh sulle, Marja, et sa tulid kutsusid rahateemadel rääkima. Sinuga kohtume juba homme siis Mulgi rahatarkuse üritusel. Ja loodetavasti võib sind järgmine aasta siis juba lava peal ka näha, sest et sul on tõesti nii palju kogemusi ettevõtlusmaastikul ja üleüldse rahateemadel, nii et sa võiks olla suurepärane esineja laval. Aitäh, et sa kutsusid, nii põnev vestlus oli. Ja, väga tore. Selle põnevaks tegigi just sinu kogemus, et sul on väga palju kogemust läbi aastate
mida sa saad näidetena tuua ja minu meelest need elulised näited on alati kõige huvitavamad, kõige praktilisemad ja õpetavad kõige rohkem. jah. Just. Aga aitäh sulle ja soovin meie kuulajatele ilusat reedet ja kes siis homme Mulgi rahatarkusele tulemas, siis kohtume juba seal. Teeme nii, kõike head! Tšau!